kelgu lükkamine, kelgu tõmbamine, kosmonaudid, mis ei ole üldse tore. Siis meil on lunges ehk siis väljaasted, siis meil on farmer's carry, mõlemas käes on 16 kilo, pidi jalutame sellega nagu poekotte tassiks, iga päev saad harjutada. Ja siis on wall balls, viskad 2,7 meetri kõrgusele ja teed kükke. Mis sul toidukotis on, et see 16 kilo kaalub? Vedelikud või? Vesi. Kohvrid peaks kaaluma vist täpselt mõlemad 16 each. Kui ma tõesti tunnen, et ma olen nagu väsinud, et ma hakkan haigeks jääma, mis iganes, siis on okei puhata, alati ei pea trenni tulema. Mina olen enda jaoks pannud paika sellise põhimõtte, et üks päev puhata on okei, teine päev äärmisel juhul on ka veel okei, aga kui sa 3. päevaga järjest puhkad, siis sa juba hakkad seda harjumust nagu käest laskma. Mul on joomisega sama reegel. 1 päev okei, 2 päeva veel, kui on nagu siuke jõulud või midagi. Aga 3, kuskil on piir ka. Ilmselgelt tegu ei ole meremehega, mis sõlm see on. See kelk on nii kerge, et see ei lenda kuskile. Ise ei jõua tõmbatagi kelku. Nüüd hakkab konna meenutama juba. See on reaalselt nagu suleks räigelt peldikusse minna, kus nüüd loivab. Järgmine küsimus on väga oluline. Kui mõni noorem Victoria seda vaatab, mis sa talle soovituseks annaks? Ma arvan, et paljudel inimestel on see sama hirm. Olen ühe korra rinnalt surumisel jäänud kangi alla põhimõtteliselt. Mitte keegi ei pööranud nagu tähelepanu. Kõik väikesed Victoriad ja ka Victorid inimesi ei huvita. Heas mõttes lihtsalt ei tasu ka karta seda, milline sa välja näed või palju sa jaksad. Kõik alustavad kuskil. Vaata, mis värvi T-särk sul seljas on täna ka ma võin öelda, et see on mu kõige nõrgem ala või? Ma näen.